Teie leidsite hoopis omapärase lahenduse. Millise? No mina mõtlesin, et pakkuda alternatiivi siis kunstniku käsitööga esemele ja hakata siis oma loomingut tootma tehases. Et mitte, et see nüüd välistaks, et ma nüüd enam oma tööd ei tee, aga lihtsalt, et oleks siis selline väike lisa siis sellele kunstniku esemele ja jõuaks siis ka rohkematele inimestele ja on siis ka kättesaadavam hinna poolest laiemale publikule. Milline on teie suund? Kuhu teie sihite? No, meie sihime ikkagi valutada maailma. Meie tehase koostööpartner on Portugali vanim tehas Vista Alegre, kes on siis väga kuulus oma kvaliteedi ja oma toodete poolest ja meile see kõik sobis. Et sellepärast ka valisime nemad endale koostööpartneriks. Meie pigem selliseks eeskujuks või inspiratsiooniks on olnud Eesti-aegne Langebraun, kes siis ka soovis laiemale publikule pakkuda värvilist keraamikat ja siis hakkas ka seda tootma väiksel viisil. Et pigem me lähtume sellest eeskujust. Kindlasti on maailmas teisi kunstnikke, kes sellist ettevõtmist teevad, aga ma arvan, et Eestis praegusel ajahetkel me oleme tõenäoliselt ainukesed. Selline masstootmine mujale viia Eestist väljapoole, on see kallis lõbu? See on ühele kunstnikule päris kallis lõbu ja sellepärast me otsime ka praegu investoreid Fundwise'i keskkonnas. Nii et investeerida saab alates 151 eurost ja iga investor saab siis ka automaatselt osanikuks meie firmas. Et siis koos teha ajalugu ja Eesti keraamika lendu saata. Aga kuidas see juriidiliselt välja näeb, mis selleks peab tegema? Selleks peab minema Fundwise'i leheküljele, valima siis välja meie kampaania ja siis juba samm-sammult seal juhendatakse edasi, et kuidas see juriidiliselt nii-öelda legaalselt kinnitatud saab ja kõik dokumendid ja äriplaanid ja on meil ka seal lisas ja kui on lisaküsimusi, siis saab alati minu poolt isiklikult pöörduda ka. Mis selle projekti tähtaeg on? Selle projekti tähtaeg on nüüd 14. september Fundwise'i keskkonnas, aga siis meil on veel omalt poolt selline väike, mitte nüüd mäng, aga et üleskutse, et siis kõik, kes investeerivad meie ettevõttesse kuni 17. juulini, et siis nende vahel loosime välja ka savikursuse, mida ma siis isiklikult läbi viin ja siis nii-öelda läbi selle siis annan aimu, et mis see savi on ja kuidas need asjad tulevad, et see võib olla ka täitsa põnev, kui muidu selle asjaga kokku ei puutu. Nüüd vaatame üle, mida seal siis tootma hakatakse ja millised need nõud välja näevad. Kõigepealt küsin seda, et mille jaoks nad üldse on mõeldud? Mõeldud on nad täiesti igapäevases kasutusse majapidamises ja esimene kollektsioon siis baseerub siis minu ühel näitusel Talveöö unenägu, et kuna meil on seda pimedat ja külma aega nii pikalt, siis see näitus oli sellest inspireeritud, et mida me sellel pimedal ajal igatseme siin Põhjamaal, et värve, helisid, lõhnasid ja sellepärast on ka see esimene kollektsioon selline värviline ja toorikud on kõik portselanist, nii et on portselanserviis, mis koosneb 12 erinevast tootest, et siin meil väljas näidistena on nüüd ainult mõned taldrikud, aga tegelikult on see kollektsioon kõvasti suurem. Mina arvan, et iga päev on pidupäev, et selles mõttes võiks neid nõusid kasutada hommikust õhtuni ja olen valinud ka erinevad värvid, et neid saab kombineerida, et kas siis on tuju natuke särtsakamat lauda katta või siis on eelistuses pastelsemad toonid, et siis saab ise ka selle komplekti nii-öelda veel kokku panna.
nii et siin näidistena on nad erinevad, aga kui serviisiks vormitakse, siis on ikkagi ühtne nimetaja neil olemas. Selles mõttes küll, et kes siis tahab ühte värvi serviisi kokku panna, saab täiesti panna põhimõtteliselt ühevärvilise serviisi ja kes tahab siis sellist värvilisemat, et siis saab neid kõiki värve omavahel kokku sobitada. Aga tassid, kruusid, muud nõud? Ja tuleb ka teeserviis, tuleb teekann, tuleb väike espressotass, teetass, kruus, koorekann, salatikauss. Ma mõtlen, kas mul läinud midagi veel vahele, aga ühesõnaga peaks ikka saama laua ilusti ära katta ja kõhu sealt pealt täis süüa. Kui nüüd inimene läheb poodi ja näeb riiulil või letil või alusel teie imeilusat serviisi, kuidas seda ära tunda? Tavaliselt on siin põhja all signatuur, mis teil siia tuleb? Minul tuleb selle taldriku alla ka siis oma brändi nimi ehk siis Arro Keraamika ja kuna esimene serviis on minu enda looming, siis ka minu nimi Liisu Arro. Tulevikus plaanime kasutada ka minu vanemate ja vanavanemate loomingut, kes on meil siin kõik maalikunstnikud. Nii et siis vastavalt sellele, kelle kollektsioon parasjagu välja tuleb, et siis Arro Keraamika annab välja siis tootesarju siis kas siis Sepp-Maria Kokamäe loominguga või Imbilinnu loominguga. Et see loominguline pagas on meil üsna suur, et sellest jagub väga-väga pikaks ajaks nõusid teha. Jah. Tuleme Elsaga kahekesi seal laua ette meisterdama, siis on nagu tegevust plaani võib-olla rohkem. Elsal on suve puhkus, siis me tegelikult koos sellest nagu selle tegevuse pehmendus all. Seda sükest joonistuslikku joont nagu. Mul ongi natuke nagu kaks sellist suurt asja ühe korraga käsinud.